Tere kuulama uudiseid, stuudios Rohkede Pelak. Justiitsministeeriumis on valmis saanud seadusemuudatuse ettepanek, mis vähendaks ametnike kriminaalvastutust. Praeguste seadustega ei ole varsti Eestis ühtegi ametnikku, kes ei oleks kohtu all või teel sinna. Samuti vähendaks seadus kohtute suurt koormust, kui ametnikud oleksid kriminaalvastutusest vabastatud, saaksime rahulikuma meediapildi ja ühiskonna suurema rahulolu riigiaparaadiga, lisatakse eelnõu seletuskirjas. EKRE pressiteenistus annab aga teada, et viimastel päevadel paanikat külvanud avalduste ja üleskutsetega esinenud Martin ja Mart Helmet meenutavad isikud on suure tõenäosusega Putini uue põlvkonna Android-maismaadroonid, milliste väljanägemine on äravahetamiseni sarnane erakonna juhtfiguuridega. EKRE avalik teade toonitab, et erakond on endiselt töötamas päeval kui öösel Eesti hüvanguks ja kutsub üles toetama Ukrainat. Üksüheselt Venemaa jutupunkte kordavad ja segadust külvavad ja pentsikutele üleskutsetele allkirju koguvad isikud ei ole tegelikult need, kelle nad ennast esitlevad. Vahet on teha ainult vaatamisega keeruline ja pressiteatest saab lugeda ka lühikest õpetust, kuidas vahet teha. Tuleb läheneda objektile, kes esitleb ennast Martin Helme või Mart Helmena ja teda ootamatult ninast pigistada. Kui tegemist on õige Martini või Mardiga, siis saate nende käest vastu lõugu. Droon aga viskab tagantpoolt vedru välja ja patarei kukub põrandale. Pärast restarti saab neid kasutada kas tolmuimeja või pesukuivatina. Valitsus tutvustas eile uut hooliva riigi programmi, mille raames hakatakse inimeste pangakontosid reaalajas analüüsima, et vähendada impulssoste ja parandada elanike finantsdistsipliini. Rahandusvaldkonna ametnike hinnangul ei ole tegemist kontrollimehhanismi, vaid ennetava nõustamisteenusega, mille eesmärk on aidata inimestel teha ratsionaalsemaid rahalisi otsuseid. Süsteem kasutab tehisintellekti ning olemasolevaid finantsandmeid, et tuvastada olukordi, kus kulutus võib olla emotsionaalne või majanduslikult ebaotstarbekas. Näiteks olukorras, kus inimene sooritab suurema või korduva ostu, võimaldab lahendus käivitada automaatse kontaktivõtu. Selle käigus juhitakse tähelepanu kasutaja üldisele finantsseisule, sealhulgas olemasolevatele kohustustele, varasematele ostudele ja tarbimismustritele. Eesmärk on pakkuda täiendavat reflektsioonimomenti enne tehingu lõplikku kinnitamist. Arendatav süsteem töö pealkirjaga Rahasõber pluss võimaldab vajadusel ka alternatiivsete valikute esitamist, näiteks soovitust lükata ost edasi või suunata vahendid säästmisse. Samuti arvestab lahendus kasutaja varasemate ostudega, tuvastades korduvate või dubleerivate esemete soetamise mustreid. Ja valitsus annab veel teada, et Eesti kasvav riigivõlg ei kujuta endast kriitilist ohtu, vaid pakub vajadusel ka strateegilist paindlikkust. Ühe käsitluse kohaselt saab riiki vaadelda sarnaselt ettevõttega, mille struktuuri on võimalik äärmuslikus olukorras ümber korraldada. Teoreetilise mudeli järgi võiks riigi finantsraskuste korral pankrotti lasta, mille järel alustatakse tegevust uue riigi ja puhastatud eelarvega. Sellisel juhul säiliksid territoorium, elanikud, kuid varasemad kohustused hinnatakse ümber. Rahandusministeeriumi hinnangul võimaldab selline lähenemine paindlikumat majanduspoliitikat ja vähendab ka võlakoormusega seotud hirme. Eetris olid uudised.